Konverentsi lõpetab siis Maarja Vaino oma ettekandega Vargamäe Hiiop. Palun. Tere siis jälle ka minu poolt. Ja kuna siin on eelnevates ettekannetes olnud juttu just Juuditist, mis on väga selgelt piiblikeskne teos, ammutab ju oma algloo, tegelikult ka kordab seda alglugu lihtsalt teise motivatsiooniga otse piiblist, siis võib-olla taustaks peakski ütlema seda, et Tammsaare tundis piiblit väga hästi, et Tammsaare puhul kehtib jätkuvalt, on käibel hästi palju niisugune veendumus, et Tammsaare oli selline võitlev ateist, mis kindlasti ei vasta tõele selles mõttes, et see võeti käibele nõukogude ajal ja oli tol ajal sobilik lihtsalt ideoloogilistel kaalutlustel enne kõike. Aga samal ajal vastab kahtlemata tõele see, et Tammsaare oli vägagi pigem antiklerikaalne ning samuti oli vägagi kriitiline nii mõningategi ütleme siis religiooni aspektide suhtes. Ja talle meeldis lugeda tekste ise, neid lahti võtta, neid ise uuesti mõtestada, hästi palju neid kahtluse alla seada. Ja piibel oli üks nendest tekstidest, millega ta iseenesest päris palju tegeles ja mitte ainult näidendiga Juudit, vaid ka samuti siin konverentsil eel kõneldud miniatuuride kaudu. Mainitud näiteks oli kandlemängija, mis on väga selgelt kuidagi sellise vanatestamentliku ja ka uuetestamentliku lunastusliku tonaalsusega ja juba miniatuuride enda keel ja keele kasutus iseenesest kuidagi viisi imiteerib sellist vanatestamentlikku tooni. Ja seetõttu ei ole ju ka üldse üllatav, et neid piibli motiive leidub Tammsaare loomingus laiemalt, et see ei ole ainult Juudit või ainult miniatuurid, kus on võib-olla mõni väga selge viide. See ei ole ka tõesti ainult näidend Kuningal on külm, Tammsaare teine näidend, mis ju samuti algloo võtab iseenesest piiblist, vaid neid selliseid viiteid ja vihjeid on peidetud nähtavamal või vähem nähtaval kujul Tammsaare loomingusse tervikuna ja silmas peab pidama sealjuures ka seda, et meie tänapäeva lugejatena mõistame neid märksa vähem ja märkame neid märksa vähem kui Tammsaare omaaegsed lugejad, kelle jaoks piiblilood, ütleme 19. sajandi lõpus, ka kui Tammsaare ise ju sündis ja üles kasvas, olid piiblilood väga oluline lektüür, see oli üks levinumaid lektüüre ja mitte tingimata ei loetud piiblit originaalis, aga loetigi igasuguseid teisendusi. Aga piiblilood kui sellised olid inimestele tuttavad ja seetõttu kui Tammsaare kirjutas, ta võib-olla ei pidanud ka vajalikuks alati mingisuguseidki vihjeid välja arendada, sest et talle tundus, et inimesed saavad neist nii või teisiti aru ja seetõttu meie oleme kahtlemata juba natukene selle võrra pimedamad lugejad. Aga kui jõuda nüüd pealkirja juurde Vargamäe Hiiop, siis meenutagem siis, kuna me ei ole enam nii targad ja ei tunne enam piiblit, kes oli Hiiop. Hiiop on siis pärit Vanast testamendist ja tegelikult ma usun, et see Hiiopi lugu, ja seda võib muide eesti keeles öelda kaheti, et nüüd viimasel ajal tõlgitakse seda suure iiga, 2 iid, Hiiop, aga vanasti Tammsaare ajal muide oli kasutusel haaga, Hiiop, mida on mõnes mõttes palju mugavam öelda ka. Nii et ma võib-olla kasutan mõlemat varianti, kui mu keel vääratab, siis vahepeal ütlen haaga variandi. Hiiop oli siis Vanas testamendis sellise õiglase mehe prototüüp, kes elas täiesti veatut elu, ta oli jõukas mees ja nagu siin olen ka välja toonud tsitaadi, et Uusimaal oli mees, Hiiop nimi, see mees oli vaga ja õiglane, ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Ja selle Hiiopi raamatu puhul on esile toodud seda, et ta mitte ei ole ainult üks hinge minevamaid lugusid Vanas testamendis, vaid ta on ka keeleliselt ja poeetiliselt üks silma paistvamaid ja silma torkavamaid lugusid ja seda on muidugi uuritud tohutult palju, selle kohta on väga palju tõlgendusi ka Eesti keeles on kommenteeritud väljaanded ja sealt leiab tõesti väga palju erinevaid kihistusi ja aspekte iseenesest. Aga milles siis seisneb see Hiiopi loo? Traagika on see, et kuna ta on niivõrd vaga ja õiglane, toob Jumal teda näiteks siis, kui ta kutsub enda juurde oma lapsed ja nende laste hulgas on ka saatan.
või kurat. Ja saatan ütleb, et loomulikult on Hiob sulle truu, sellepärast, et tal on kõik hästi. Aga pane ta proovile, vaata, kas ta ka siis jääb sulle ustavaks. Ja hetkegi mõtlemata, kui seda Hiobi lugu lugeda, siis täiesti igasuguse kõhkluseta Jumal annabki Hiobi saatana kiusata ja lausa 3 korral. Kõigepealt iga kord ta ütleb, et võta ta vara, aga jäta muu puutumata, siis lubab võtta nagu lapsed ja karja, aga jäta Hiob ise nagu puutumata ja lõpuks lubab ka Hiobi enda kallale minna ja talle haigused kaela saata. Nii et 3 korral siis laseb Jumal Hiobile täiesti lihtsalt niisama ülekohut justkui teha. Ja lihtsalt sellise kirjandusliku remargina võib siis öelda, et suurem osa sellest Hiobi loost on esitatud tõesti nagu dialoogina, et kas põhimõtteliselt seda saaks esitada näidendina, nagu siin täna palju mainitud Juuditit. Ja see koosneb siis erinevatest monoloogidest, et Hiobi enda monoloogidest, siis tema sõprade monoloogidest ja lõpuks ka Jahve monoloogist. Ja kui me nüüd võtame tõesti siia juurde ühe sellise tõlgenduse, mis on eesti keeles ilmunud, see on Urmas Nõmmiku põhjalikult kommenteeritud väljaandes Hiobi raamat, siis tema leiab, et see Hiobi lugu on läinud läbi aegade siis eriti korda inimestele seetõttu, et ta on sügavalt eksistentsiaalne ja pakkunud siis ainest üha uutele erinevatele teostele. Ja toob siin näitena siis näiteks Goethe Fausti, William Blake'i illustratsioonid ja ka Artur Kapi oratooriumi Hiob ja loomulikult Carl Gustav Jungi teose Vastus Hiobile. Ja mainib ka siis, et ka eesti keeles, ma ei tea muidugi palju seda enam kasutatakse, on olemas väljend Hiobi sõnum, mis tähendab siis midagi negatiivset, et sul on nagu halvasti läinud. Ja võib siis Hiobi kirjelduseks kokkuvõttes öelda, et ta esindab inimest, kes püüab aru saada, mida ta on valesti teinud, sest et üldiselt Vanatestamendi maailmas ja ma arvan, et see on üks asi, mis on sügavalt juurdunud väga paljudesse kultuuridesse ja millest ma arvan, et praegu koroona ajast on muide palju räägitud, et haigused ja hädad seonduvad, ütleme siis mütoloogilisel või ka folkloorsel tasandil alati sellega, et sa oled selle ära teeninud, et see on karistus. Et ju sa oled ise midagi valesti teinud, kui sul halvasti läheb. Et kuigi ratsionaalselt me võime öelda, et see nii ei ole, siis kuskil irratsionaalsel tasandil on ikkagi see hoiak, et kui keegi on haigeks jäänud, ju ta on ise süüdi. Ja ka Hiob on siis inimene, kes püüab kuidagi viisi aru saada, mida ta on siis valesti teinud, et ta on ju püüdnud elada õigesti, ta on püüdnud aru saada, mis on õige ja mis on vale, ta on püüdnud mitte eksida Jumala tahte vastu ja ta lihtsalt ei saa aru, mis temaga toimub. Ja kui me liigume siit edasi konkreetsemalt tõe ja õiguse juurde, siis Vargamäe Andrest, ma usun, teatakse rohkem kui Hiobit, aga olgu siis temagi meenutatud, et ta on tõe ja õiguse esimese osa keskne tegelane. Ja ilmselgelt, kuna me räägime temast Hiobi kontekstis, võib öelda, et ka tema on ju iseenesest iseloomustuseks, võib öelda, et ta on õiglane mees, keda tabavad erinevad katsumused. Aga kui panna see Vargamäe Andres ja Hiob nagu natukene laiemasse konteksti, siis on minu meelest üsna märkimisväärne või huvitav seos Eesti kultuuris sellega, et 25. aastal, kui Tammsaare hakkas siis Tõde ja õigust kirjutama, mõtles õieti, olid juba ilmunud tegelikult teised Hiobiga seotud teosed Eesti kirjanduses. Et näiteks varasemalt küll mitte isegi 20-ndatel, vaid vist, kui ma õigesti mäletan, 1917 on ilmunud näiteks Mait Metsanurga romaan Vahesaare Villem, mis on siis samuti üles ehitatud inimkannatuse kujutamisele ja mille moto on võetud Hiobi raamatust ja kõlab siis nii: vaata, ma kisendan, vägivald sünnib mulle, aga mulle ei vastata, ma hüüan ja ei ole kohut. Oh, et mu kõned saaksid üles kirjutatud, et need raamatusse saaksid üles pandud, et need raudoraga tina sisse ja igavesti kalju sisse saaksid raiutud. Tsitaadi ja siis ka Metsanurga romaani moto lõpp. Ja
26. aastal, kui Tõde ja õigus oli jõudnud ära ilmuda, ilmus Artur Kapi üsnagi tuntud oratoorium Hiob, mis on siis kirjutatud ennekõike koorilauluna ja mille puhul võib siis mainida, et Hiobile üleüldiselt pühendatud muusikateosed on ka maailma kultuuris üsna haruldased, et see Artur Kapi teos on küllaltki erandlik ja on üsna kindel, kuigi otsest tõestust ei saa sellele märkida, aga on nagu viiteid sellele, et tõenäoliselt oli Artur Kapp suhteliselt vahetult enne oratooriumi kirjutamist lugenud ka Tõde ja õigust ja sellest inspireeritud ja sellest kuidagiviisi ka ise leidnud just selle Hiobi loo, Vargamäe Andrese loost. Ja kui nüüd mõelda, et miks see Hiobi lugu niimoodi esile võis kerkida seal 1917 kuni seal 20. lõpuni, siis tõenäoliselt ühiskonnas laiemalt oli selline, ütleme siis, hiioblik meeleolu tuvastatav, kuna suhteliselt hiljuti oli lõppenud Esimene maailmasõda ja meil ka vabadussõda ja inimeste hulgas oli tõesti väga palju neid, kes siis olid sõjas kaotanud oma lähedasi, oma vara, oma tervise ja sõda tegelikult on ju samasugune täiesti ükskõikne ja tohutu jõud, mis sinust justkui üldse ei hooli, nagu Hiobi loo puhul Jahve justkui ei hooli sellest, et Hiob kannatab. Nii et ta haakub sellise ülekohtuse ja meelevaldse üleloomuliku jõuga, kes laseb siis saada inimestel osaks kannatusi, mida nad ei ole vähemalt enda meelest kuidagi ära teeninud. Ja samuti eestlaste puhul võib taustal olla ka enese tunnetamine rahvana kui pikaaegse ohvrina, kui sellise orja rahvana, kes on pidanud aastasadu kannatama millegi eest, mida nad justkui ei ole ära teeninud. Ja kui me korraks mõtleme veel selle Vahesaare Villemi peale, kellele siis need ülekohtused kannatused Metsanurga romaanis osaks saavad, siis teda iseloomustatakse kui kangekaelset, jonnakat, pimedat oma õiguse taganõudjat, ükskõik millised oleksid ka siis selle tagajärjed. Ja ma arvan, et võib nagu päris hästi selles kirjelduses ära tunda ka Vargamäe Andrese tegelaskuju, kelle puhul on ju märkimisväärne see, et kohe, kui ta Vargamäele saabub, annab ta suhteliselt selgelt märku, et tema tahab oma asju tõesti ajada nagu õiglaselt, avalikult ja kui on mingid probleemid Pearuga, siis neid ta läheb ka lahendama avalikult ja kohtusse, alles hiljem hakkab ta siis natukene teisiti oma asju ajama. Ja olen siin välja toonud siis Andrese esialgu siis niisuguse lihtsameelse tsitaadi, mis kõlab nii, et maksab minul tema tõpra pärast hakata valetama ja võltsima. Kas siis ilmas tõesti nii vähe õigust on, et Vargamäel ilma temata peab elama. Ehk siis Vargamäe Andres läheb Vargamäele veendumuses, et kui tema elab õigesti, kohtleb Vargamäe ja kogu ümbritsev ühiskond, teised inimesed ja ka Jumal teda õiglaselt. Ja selle kinnituseks ta omakorda otsib siis endale tuge piiblist, mida ta loeb ja kust ta mõnes mõttes otsib ju ka pidevalt sellist eluõpetust, kinnitust sellele, et ta ei eksi, kui ta tahab siis teha ja teeb neid asju, mida ta teeb täpselt nii, nagu ta teeb. Ja üsna peagi on siis Andrese võib-olla selliseks esimeseks suureks probleemiks see, et ta saab aru, et tema, kes ta üritab elada siis Jumala sõna järgi, saab kuidagi pidevalt ülekohtuselt kannatada, samal ajal kui näiteks Pearu, kes absoluutselt ei ela kuidagi õiglaselt või niimoodi nagu eeldatakse, et õige inimene elab, et Pearul ei lähe sugugi halvemini, kui Andresel vahel läheb isegi paremini.
ja see riivab eriliselt tema õiglustunnet. Ja siia kõrvale võibki kohe tsiteerida Hiobit, kes oma ühes monoloogis ütleb siis nii, tsiteerin: miks ei ole kõige vägevam talletanud karistusaegu ja miks need, kes teda tunnevad, ei saa näha tema päevi? Piirimärke nihutatakse, karja riisutakse ja karjatatakse kui oma. Ehk siis ka Hiob mõtiskleb ühes oma monoloogis, kus ta üleüldiselt mõtleb inimese elu, mõtte ja kõige muu üle, muuhulgas siis selle üle, et miks sageli on nii, et õiglased kannatavad, aga need, kes on ebaõiglased, hoopis saavad kuidagi millegi eest nagu premeeritud. Ja Andrese suur probleem on ka see, et ta võtab kõike ka selles mõttes väga ratsionaalsel või inimlikul tasandil, et talle nagu tundub, et näiteks Pearu puhul ta ju võib minna kohtusse, et inimesega saab käia kohut. Ja talle hakkab tunduma, et ka Jumalaga peab ta justkui kohut saama käia. Et kui talle tehakse ülekohut, siis ta peab saama seda kuidagi samamoodi lahendada, esitades oma kaebusi ja õigustusi. Ja ta ei arvesta selle võimalusega, et see ei lähe arvesse, et on olukordi, kus siis tema inimlik ettekujutus õiglusest ja kohut käimine absoluutselt ei oma mingit tähendust ega tähtsust. Ja Jumal on siis kohalolev Andrese elus kogu aeg. Jällegi Tõe ja õiguse esimese osa alguses on tsitaat, kus on siis öeldud, et Andres, kui ta Vargamäele läks, tundis, et ta sõlmib justkui selle paigaga mingisugusegi lepingu. Siin on pigem viide tegelikult juutide esiisale Abrahamile, kes saab tõotatud maa, mida ta justkui mingi lepingule tuginedes hakkab siis enda omaks pidama ja harima. Ja lisaks siis sellele, et ta selle maaga on lepingu sõlminud, tundub talle ka, et see on selline püha maa, sellepärast, et sellel maal, sellel Vargamäel on siis mingisugunegi salajane tume ühendus Jumalaga, ehk siis tegelikult kipub ikkagi olema nii, et kõik, mida esindab Vargamäe, on samal ajal mingi üleloomuliku jõu või ka Jumala niisugune projektsioon, et kui Vargamäe ei anna piisavalt vilja või Vargamäega on probleemid, siis tegelikult on see Andresele justkui signaal, et tal on Jumalaga probleemid. Nii et kui Andres teenib andunult Vargamäed, siis tegelikult tähendab see üksüheselt, et ta teenib andunult Jumalat. Ja mida rohkem ta Vargamäele pühendub, seda rohkem ta tegelikult justkui pühendub Jumala teenimisele ja seda suurem on tema meelehärm ja hämming, kui Vargamäe ei vasta talle samaga, kui hoolimata sellest, et tema on enda poolt andnud kõik, teinud kõik õigesti, teda justkui karistatakse täiesti ebaõiglaselt. Ja kui me võtame siia juurde siis kolmanda põhitegelase, kelleks on siis Pearu, siis päris ilmselt peab tema esindama siis samuti seda ühte jumalalast, ehk siis saatanat, kellel on lubatud Andrest kiusata, kellel ei lähe sellest halvasti, et ta Andrest kiusab. Ja selline viide Pearu niisugusele saatanlikule olemusele on samuti vihjamisi ära toodud siis ühest stseenis suhteliselt alguses Andrese ja Pearu tutvumisel, kui Pearu siis annab mõista, et tema võib ka Andrese Vargamäelt minema lüüa. Ja Andres talle vastab, et mehe vastu on ta alati saanud, kurat saab kahe vastu, kus juba on viide sellele, et tegelikult Andres ei hakkagi tavalise mehega tegelema, sest et ta ju tegelikult Pearu vastu ei saa. Päris alguses kohe hakkavad tekkima need olukorrad, kus Pearu tõmbab Andresel naha üle kõrvade, ehk siis Andres ettekujutus, et tema oma inimlike käitumismehhanismidega suudab Pearust jagu saada, see ei vasta enam juba tõele. Ja Andrese ja Pearu suhtes võib siis tõesti näha mingisugustki sarnast olukorda, nagu on seal Hiobi raamatu alguses, kus siis sünnib justkui mingi taevane otsus, et justkui Pearule on antud voli siis Andrest kiusata. Pearul ei sünni sellest midagi, küll aga muutub siis Andrese olukord
pidevalt aina kehvemaks. Ja kui me vaatame ühte, jah, siin on see taevane otsus ka ära toodud, aga seda te võite põhimõtteliselt piibelnetist, internetist ise lugeda, et ma ei hakka seda siin praegu ette lugema, siin on ainult lõpus võib siis öelda jah, et issand ütleb siis saatanale, et vaata kõik, mis tal on, olgu sinu käes, ainult ära pista kätt tema enese külge, aga see on päris alguses, hiljem ta lubab juba Hiobi enese külge ka käe pista. Ja kui me nüüd hüppame sealt tõe ja õiguse suhtelisest algusest tõe ja õiguse lõppu, pigem lõppu, siis me näeme siis Andrest, tsiteerin, aga öösel, kas õlle mõju vähenemise tõttu või mõnel muul põhjusel ärkas ta ehk siis Andres asemel ja ronis sealt tasakesi välja. Esteks mõtles ta uuesti õlleankru kallale minna, aga siis tegi ta kapiukse lahti, võttis sealt piibli, istus laua äärde ja hakkas Hiobi lugu lugema, sest Hiobi suu läbi tahtis ta kõneleda oma issandaga. Aga siis sündis nõnda, et kuna Andrese silmad käisid Hiobi sõnade kannul, mõtles ta ise oma mõtteid, sest need seisid nagu igal pool pühakirja ridade vahel. Ja viimaks tundus Andresele, et loetud Hiobi sõnad muutuvad kuidagi tema oma tundmusteks ja mõteteks, tema oma muredeks ja vaevadeks, tema oma pettumuseks ja meeleheiteks. Ja see hetk, millal Vargamäe Andres Hiobi raamatut loeb, on väga tähenduslik, sest sellele on eelnenud just tema vestlus noore Andresega, kes siis lahkub kodust ja on talle öelnud, et ta ei tule tagasi. Ehk siis nii nagu Hiobil on ka Andresel hetk, kus ta kaotab oma poja, hoolimata sellest, et Hiobil kõik tema 10 last tapeti. Andrest vähemalt selles esimese osa selles hetkes loomulikult ei tapetu, ta võetakse sõjaväkke, mis omakorda ka tähendab muidugi seda, et last ei näe väga pikka aega, aga on siiski lootus, et ta tagasi tuleb, aga selle lootuse võtab siis noor Andres ise ära. Ja kui me mõtleme eelnevale, siis Andres ja Mari on ju kaotanud haiguse läbi väga palju lapsi, ehk siis surm on tabanud paljusid lapsi, surm ja haigused on tabanud palju nende loomi, kariloomi, nii nagu Hiobilgi. Samuti on ju surm tabanud Andrese naist Krõõta. Ehk siis Andresel on tunne, et vaatamata sellele, mida tema on teinud, vaatamata sellele, et ta on oma tegudes alati toetunud Jumala sõnale, proovinud olla alati õiglane, aus ja noh, nagu ta alguses ütleb, oma asju ajada avalikult, ei ole tema tagasi saanud midagi, et temalt on kõik ära võetud, et Andrese tunne, tõe ja õiguse esimene osa lõpeb ju tegelikult Andrese tundega, et temalt on kõik ära võetud. Ja see tipneb ju tegelikult hoopis tõe ja õiguse 3. osas, kus viimases peatükis, kus Andres on kaotanud veel ühe oma poja, aga lisaks sellele, nii nagu Hiobi puhul on lubatud minna ka juba Andrese keha kallale, ehk siis Andres saab alandavad kepihoobid oma poegade tegevuse pärast. Ehk siis Andres kaotab ka nagu oma au, nii nagu Hiob kaotab oma varanduse. Ja seal tekib olukord, kus erinevalt Hiobist Andres tõstab mässu Jumala vastu. Ja nagu me ilusti loeme siit tsitaadist, kihutab ta siis Jumala Vargamäelt täielikult välja, ütleb, et tee Vargamäele on Jumalal edaspidi suletud. Tsiteerin, ja kui Jeesus Kristus jätaks mind sellepärast lunastamata ning Jumal saadaks mu põrgu, siis lähen rahuliku meelega, sest kusagil peaks ometi inimene leiduma, kes kaitseb tõde ja õigust Jumala endagi eest. Ja see tsitaat on päris täpselt kirjeldab ka iseenesest Hiobi olukorda. Sellepärast, et ka Hiob tegelikult, kui ta Jumalaga nii-öelda vestleb või oma monoloogi esitab, ju esitab pidevalt väga eksistentsiaalseid küsimusi inimese elu kohta laiemalt, et just nimelt, et kust seda tõde ja õigust siis üldse leida ja kus on väljapääs sellises eksistentsiaalselt väljapääsmatus olukorras, milles on Hiob ja milles tunneb ennast olevat ka Andres.
ja Hiiop siis kõneleb nii, ma tsiteerin: kui ma ka olen pattu teinud, mida ma siis sellega teen sinule, sa inimese valvur? Miks panid minu enesele märklaua laskjaks? Miks panid minu enesele märk lauaks ja miks olen saanud sulle koormaks? Miks ei anna andeks mu üleastumisi ega võta ära mu süüd? Sest nüüd ma lähen mulda magama ja kui mind otsid, siis mind ei ole enam. Ehk siis Hiiop tegelikult mingil määral jõuab selle samani, milleni Andres, et ta võib minna ka põrgusse, et kuskil peab ometi inimene rahu leidma, kui ta seda elus ei leia. Ja siit jõuame väga olulise ja huvitava teoseni, milleks on Carl Gustav Jungi vastus Hiiopile. Sest et Jungi huvitab just nimelt see, et kuidas on võimalik, et Jumal, keda peetakse siis kõikvõimsaks ja ka ikkagi üldiselt tegelikult meie tõlgendame seda Uue testamendi järgi pigem halastaja jumalana. Vanas testamendis Jahve ei olnud mingi halastaja jumal. Ta oli üsna selline isekas ja veel üsna lähedal nendele mütoloogilistele jumalustele, kellel olid omad väga tugevad tujud ja nii edasi. Aga sellegi poolest jõuame selleni, et Jung analüüsides siis tegelikult rohkem kui Hiobi käitumist analüüsib siis seda Jumala käitumist, Jahve käitumist ja jõuab järeldusele, et tegelikult vajab Jahve hoopis Hiobit, mitte Hiob Jahvet. Ma lähen korraks järgmise slaidi juurde, tulen selle eelmise juurde siis tagasi. Jung kirjutab siis nii: Hiob on üksnes väline ajend Jumala sees aset leidva vastandumise vallandumiseks. Jahve näeb Hiobis midagi, mis võiks kirjeldada pigem teda kui Hiobit. Ta näeb justkui mingit võrdväärset jõudu, mis ajendaski teda korraldama vastasele täielikku ja imposantset jõudemonstratsiooni. Ja kui nüüd natukene analüüsida seda Hiobit, siis tema puhul rõhutatakse alati seda, et vaatamata kõikidele nendele kannatustele, Hiob jääb endale kindlaks. Ja seda kuidagi tõlgendatakse nii, et ta ei taandu oma usus Jumala vastu. Aga kui neid Hiobi monolooge lugeda, siis ma ütleksin pigem, et Hiob jääb kindlaks ise endale. Et kordagi ei murdu tema usk sellesse, et tema on käitunud õiglaselt, et tema ei ole eksinud, et ta ei ole kuidagi ära teeninud seda karistust, et need vestlused tema sõpradega seisnevad ju selles, et tema sõbrad üritavad talle selgeks teha, et ju sa oled ikkagi milleski eksinud, sest muidu ei oleks võimalik, et sind niimoodi karistatakse. Ja Hiob raiub vastu nagu rauda: ma ei ole eksinud, et ma olen kogu aeg elanud õigesti. Ja selles tegelikult on tema nagu kõikumatu usk, mitte selles, et ta tingimata oleks veendunud selles, et ta on Jumalale nagu Jumala suhtes nagu truu, et Jumalale tegelikult esitab Hiob päris valusaid küsimusi, millele ühelegi Jahve ei vasta, võib öelda. Ja võib siis Andrese ja Hiobi sellise ühise omadusena öelda seda, et nad mõlemad tegelikult oma sisemistes monoloogides astuvad Jumala vastu väga selgelt oma inimliku õiguse ja moraali pinnalt. Et nad ikkagi mõlemad õigustavad ennast ja mõlemad leiavad, et neid on ülekohtuselt koheldud. Aga mis on võib-olla erinevus, on see, et kui tagasi minna nüüd siia eelmise slaidi juurde, 5. osas on Andres mingil määral resigneerunud ja leiab, et tema, see esimese osa Vargamäe Andres, oma inimliku õiguse ja moraaliga ei ole suutnud Jumalat mõista ja et Jumalat mõnes mõttes ei huvitagi see, millise õigusega Andres tema vastu astus või millist õigust Andres kui selline üldse taga ajas, sest et Jumala jaoks Andres oli lihtsalt nagu tööriist mingi oma jumaliku tahte saavutamiseks. Ja Hiobi puhul mõnes mõttes on vastupidi, et Hiob küll lõpetab Jumalaga vaidlemise, aga alles siis, kui
Jumal on ennast talle ilmutanud ja see nagu jõud, millega Hiob kohtub, on niivõrd võimas, et ta lihtsalt vakatub ja ta ütleb, et ma panen käe oma suu ette ja ma ei ütle rohkem midagi. Aga samal ajal tegelikult ta ei ole ju hetkekski loobunud sellest, et ta ise teab, et ta on olnud õiglane mees. Aga ühenduskoht on siiski ka siin, et ka Andres kokkuvõttes leiab, et Jumal usub inimest samamoodi nagu Jungi meelest Jahve vajab inimest Hiobi näol. Et ta vajab, et Hiob jõuaks mingile täiesti uuele tasandile, see on nüüd Jungi tõlgendus, et läbi selle kannatuse muutub Hiob justkui suuremaks kui Jumal, sest tema suudab Jumalale selle meeletu ülekohtu andestada, aga Jumal on selle meeletu ülekohtu teoks teinud, ehk siis mõnes mõttes moraalselt ja eetiliselt jääb Hiobile alla. Ehk siis nad mingil hetkel justkui vahetavad kohad ära ja kuna jällegi Jungi tõlgenduses kõik saab kokku selles Jumalas, siis Jumal vajas seda, et inimene hüppaks mingile uuele tasandile, sest seda oli tal endal vaja. Ehk siis Hiobi piinamine oli väga isekatel eesmärkidel toimunud, mis mõnes mõttes ei muuda Hiobi kannatusi ühelgi moel nagu väiksemaks. Ja huvitav on tõesti see, et Tammsaaret on eriliselt just see Hiobi lugu köitnud, sest et ta on ka ühes oma artiklis öelnud, küsinud õieti, et kas tunneb keegi midagi ilusamat ja köitvamat, kui seda on kreeklaste jumalale ja kreeklaste jumalate ja inimeste omavahelised arvete õiendamised või kui seda on Jeesuse ja Hiobi lood. Ja Hiobit ja Jeesust muidugi võrdleb ka Jung omavahel ja nad ongi vägagi sarnased, sest ka tegelikult Jeesus kannatab ju mõnes mõttes täiesti ülekohtuselt inimkonna lunastamise eesmärgil. Ja kui nüüd mõelda, et miks just see Hiobi lugu Tammsaaret niimoodi köitis, siis tõenäoliselt esimene vastus sellele ongi see, et Tammsaaret huvitas see võimatu vastuolu, mis selles loos peitub. Et esiteks see, et õiglane inimene kannatab täiesti ebaõiglaselt ja sellel ei olegi justkui pealt teha mingit põhjust muud kui see, et inimene nii otsustas, et see ongi nagu täielikult irratsionaalne. Ja samal ajal, et on olemas olukordi, mis justkui ongi täiesti nagu lahendamatud, sest nagu me teame, Tammsaare oli suur paradokside armastaja. Paradoks ongi ju tegelikult lausung, mis väidab midagi, mis käib iseendale, mis ühes lauses väidab midagi, mis iseendale samal ajal käib täielikult vastu iseendale. Ja samal ajal loetakse seda Hiobi raamatut ka koos õpetussõnade ja koguja raamatuga ja Saalomoni tarkuse raamatuga sellise tarkuskirjanduse hulka ja seegi on näha, et huvitas Tammsaart kõige rohkem, sest viiteid tema loomingus on just nimelt ka siin mainitud Juditi loos on ju tegelikult väga palju just Oluvernese tegelaskujus sellist kogujalikku või Saalomoni tarkuse raamatust pärit sellist isegi tingimata mitte mõtteid, aga sellist meelsust ja hoiakut. Ja selline inimese eksistentsiaalne raskus mingisuguse selliste elunähtuste ees, mida ta ei suuda kontrollida, oli siis üks asi, mis Tammsaaret nagu väga köitis ja on ilmselt üsna loogiline, et see võib-olla kõik sai veel erilise pöörde Tammsaare viimases romaanis Põrgupõhja uus vanapagan, sest kui me nüüd jällegi mõtleme selle Hiobi loo peale, siis see algab taevase koosolekuga, kus midagi otsustatakse, mis on ka Põrgupõhja uue vanapagana algus. Ainult, et Põrgupõhja uues vanapaganas on kõik mitte ainult ühekordselt, vaid mitmekordselt pea peale pööratud, et kui Hiobi loos lubatakse saatanal minna kiusama inimest, siis antud loos lubatakse saatanal minna inimeseks, keda hakatakse kiusama hoopis teise inimese poolt, kes võib-olla ise on hoopis rohkem see saatan ja nagu juba Hiobi loo kontekstis sai mainitud Fausti, siis tegelikult ju Põrgupõhja Jürka lugu iseenesest on ka ju pahupidi pööratud Fausti lugu mitmel moel.
Ja lõpetuseks võib-olla võikski tsiteerida just enne kõike Põrgupõhja Jürka kontekstis Uku Maasingut, kes kirjutas siis Hiobi loost oma magistritöö ja kes kirjutab nii. See on sündinud katsetest üleloomulikku jõudu, milleks on Jumal panna teatavate toimingute sooritamisega enda teenistusse, teda kontrollida, temaga manipuleerida. Nagu maagia ja nõidus seda teatavate vormelite abil üritab teha. Nii et see on õieti antireligioosne hoiak. Inimene soovib valitseda jumalate üle. Selle eesmärk on kannatusest pääsemine, aga kui kõik nõksud ei aita, siis selle nimel ka kannatamine. Ja kui me veel kord mõtleme siis nii Andrese kui ka Jürka lugude peale, siis tegelikult eriti esimeses osas Andres absoluutselt üritab Jumalaga manipuleerida, sellepärast et ta on veendunud, et see, mida tema tahab, peab olema ka Jumala tahe, kui Andres käitub õigesti, ehk siis Andres eeldab, et tema käitumine paneb Jumala käituma talle tema soovide kohaselt. Ja Jürka muidugi manipuleerib veel eriliselt kõiki, sest et ta üritab tõestada Jumalale, et Jumal ei ole eksinud, aga samal ajal tahab ta ju oma põrgut edasi pidada, ehk siis tegelikult ta ei taha Jumalat lunastada, ehk siis tema tahab manipuleerida nii inimest kui Jumalat. Ja ma kujutan ette, millist naudingut Tammsaare kõige selle välja mõtlemisel ja kirjutamisel tundis. Aitäh!